No nii, tervitus taas, et on siis 19. oktoober ja valmistan ette siis bussi, et saaksime minna lastega ühele seiklusele jälle. Et käisin vahepeal depos ja ostsin selliseid erinevaid põhjakorke ja kette, ehk siis vaatame, kas mõni neist sobib meie bussile, sest et vanad olid siukesed nagu muutusid plastikuks ja siis nad ei jäänud pidama, siis sai see teipi pandud vahele, et äkki aitab, aga ei, nad jäid ikkagi lekkima, et siukene teise päeva õhtuks oli sisuliselt vesi välja lekkinud, et nii palju me ise tegelikult vett ei tarbinud. Ja siis vahetan suitsuanduri patarei ära, mis siin on vahepeal ära surnud ja teen üleüldse siit kõik korda, et meil siin on eelnevas korrastan kõik madrast asjad püsti siin ja tõmban tolmukaga põrandad ära ja teen mopiga veel üle, et lasen veed asjad sisse, siis on hommikul näha, kas veepaagid jäid pidama. Et viimane osa, mis me tegime, siis tegelesime selle ahjuga, gaasiklappi töötanud. Praegu on siukene 6-7 tundi on kütte järgi olnud. Bussis on väga palav, et tegelikult õues on circa 7-8 kraadi veel, kuigi kell on 9:30. Et võib-olla ei ole vaja tegelikult ööseks kütut pannagi järgi, aga et ma ei tea, kuidas teistel on, kes ka nende vanemate matkaautodega sõidate, et tal on küll see regulaator, kus sa siis keerad, kus ta hakkab mingisugusest temperatuurist, ta hakkab siis ventilaator tööle, eks hakkab õhku ringi ajama. Et sa võid ju selle panna küll 20 kraadi peale, et ta jätab küll ventilaatori seisma, ta ei lükka seda õhku ringi, aga see radikas ise kütab siin nagu meeletu kuumusega, et peab proovima küll, et tal on see regulaator klapp seal, aga minu meelest väga suurt vahet ei ole, kui suure leegiga ta seal põleb, et isegi väikese leegiga ta annab ikka, kütab seda väikest bussi nii palju, et tõenäoliselt, kui me nüüd ööseks jääme, siis peab hoidma kuskilt katuseluugid asjad lahti, siis vähemalt õhk praegu liigub, et praegu ma ütleks, et siin bussis on sükene 26-27 kraadi kindlasti sooja, et digimull on juba otsa ees. Aga las ta praegu kütab selles suhtes öösel, et kuna bussi pole pikalt ju kasutanud, siis on tegelikult hea, kui kõik kapid asjad lähevad soojaks ja igasugused väikesed niiskused, mis siia sisse võib-olla on tekkinud, et siis see niiskus läheb välja, et katusluuk on lahti ja aknad on praegu lahti, et vot, aga selge, ma toimetan siin ära ja siis kohe varsti teie jaoks hakkame me kuhugile poole liikuma, nii et püsige lainel. No nii, kui järgmine video pidi olema klipp sellest, kuidas me hakkame trippima, siis hakkasin vett täitma ja selgus, et ahju alt, mille ma täna olin tagasi just pannud, siis lekib vett. Et ei tea, kas nüüd midagi ahju paigaldades midagi juhtus või siis on teinud vahepealne öökülm, on kuidagi vesi kuhugi sisse jäänud, ei tea. Aga buss on aetud jälle nende tõkete peale. Kell on 11 õhtul ja hakkan siis uuesti alt ahju lahti laskma seda gaasitoru. Ja siis vaatan, mis saab. Kisme selle ahju eest ära, siis ma saan sinna kapi alla ligi, siis näen, mis veetoru seal on. Võib-olla saab panna mingisuguse jätku sinna klambritega kinni ja kehvem variant on, kui on boiler katki läinud. Võt. Aga vaatan, kisme selle lahti, eks siis selgub. No nii, 15 minutit hiljem jälle välja võetud. Proovin selle katte siit uuest eest ära saada, siis ma saan siia kapi sisse. Et siit on seda näha ja kuskil leke on seal all paremas nurgas. Et õnneks on värskelt just maha võetud ahi, et kõik asjad tulid ilusti uuesti lahti, et vaatan, kiiruga toimetan edasi, äkki ikka õnnestub selle ära parandada. Otsisin siis viga siit alla, noh, et kus koha peal nagu on, vaatan kõik torud, liitmikud, asjad on justkui nagu okei.
üks hetk jäi silma. Oba! Ja teine ots on siis siin. Ja see läheb siis otse sinna ülesse veeboilerisse. Nii et tundub tegelikult easy fix. Vaatan, lõikan natuke seda vooliku otsa ära ja panen uuesti klambrid peale. Vaatan, otsin äkki leian uued klambrid, hoiavad paremini kinni. Lasen veed sisse, kontrollin üle. Ja kui see nii easy fix on, siis me seiklus ikkagi jätkub. Ja ongi mure lahendatud. Vesi on sisse lastud, aga näha on, et on vist siit, ei teagi, kas ta on siit lekkinud või on see ahi on teda nii palju kuumutanud seda põrandat, et siin on näha, aga enam vett ei leki. Teen selle toru kohasid ka korda ära ja teen ventmasina või seal ventilaatori mootori ka puhtaks ilusti korralikult, sest ennem kui ma seda ahju maha võtsin, siis ma ei saanud teda korralikult puhastada, aga nüüd ma saan ta ilusti siit lahti võtta ja lähen puhastan ta kuuri all ära ja lähen auto kokku tagasi ja panen kõik valmis, nii et reis saab ikkagi jätkuda. Vaat selline on see ventikas. Ja see tolm siis tekitabki seda, et ta läheb balansist välja ja hakkab vastu korpus kõrisema. Teeme puhtaks ja vaatame äkki sama vaiksemaks selle. No võt, ventikas on nüüd puhas. Lasin kompressoriga üle ja suurema sodi nokkisin kruvikaga ära, et ta päris oma jagu. Vot, aga selge. Panen selle mootori kokku tagasi ja lähen lapin bussis kokku kõik. No nii, 2 tundi hiljem kokku pandud. Veelekke kõrvaldatud, vesi püsib ilusti sees, käisin põhja alt, vaatasin ka puhta vee paagid üle, ei leki need enam. Kapi sisu on kuiv, küte läks uuesti tööle. 2 tundi ja kell on praegu 12:30 öösel. Nii et panen siit tööriistad kokku, ajan bussi nende kõrgendusklatside pealt maha ja panen veed sisse. Homme hommikul teen kiire tolmuime ja asjadega puhastuse veel üle ja me ikkagi saame vast reisile minna. Loodame, et rohkem mingisuguseid anomaaliaid ei teki ja saame lõpuks nii-öelda selle puhkuse, mida lapsed siis välja teeninud. Vot, aga näeme siis järgmise klipiga ja vaatame, mis toimetusi me tegema hakkame või mis mured meil vahepeal tekivad. Nii, tangime paagi täis ja siis hakkame edasi Virtsu poole sõitma. Nii, väike söögipeatus ja siis lähme edasi. Teen ka kiire ampsu ja sõidame Virtsu poole, vaatame. Meil on siit Lihulast ei ole enam pikk maa minna. Võib-olla teeb vahepeal praamipiletile bronni ära, siis on hea lihtne otse peale sõita. Teete seal? Värvime. Pärast peab kokku hoidma kiisu.
Siis see tuleb kõrvitse sisse nagu välja. Praegu ma ei ole kokku võltinud, aga niimoodi nagu tuleb kiisu välja. Jaa. Koos kommid. Ja me värvime ära enne. Ma värvin oranžiga ja õde värvib kollasega. Kas on praam või mis asi? Praamini on veel aega. Praamini on väga palju aega. Just, ja Lollu. Lebotame siin väheke ja siis saatame sama praami peale. Me oleme 7. rida. 7. rea peal oleme, jah. Aga väljas on küll ilus ilm, päike paistab, aga ei kipu õue minema tuule kätte. Vaat, näeme Andri pealt viiakse veel mingisugust kruusa ka veel Saaremaal. Nonii, ebaõnn. Üks auto enne meid jätti juba maha ja jäime meiega selles praamis maha, et vaatame, kas on pool tundi või tund aega on järgmise praamini, nii et Pool tundi palun. et saame. Aga meil läheb kaua aega, aga meil on hea, siis meil on vaadates kui palju. Meil on veel. Meil on unistusraamatud ka kaasas. Jah. Vot, eks siis vaatame, lapsed värvivad enda pilte ja tiksume siis niisama, ootame uut praami. Siin on päris hästi trepid. Rahulikult. Tunnelis on. Ma ei tunne. Sõidabki sisse. Eks ta praegu manööverdab, varsti hakkab kiiremini liikuma, ta läheb aega. Sinna taha otsus. Otse sõidab sinna, jah. Ja sealt tulime sadamast, jah. Sealt paremalt poolt. Paremalt. Ja sealt, kus päike paistab. No lähme vaatame ülesse. Ei jookse. Jah. Aga ära ole sisse lähere peal. Lähme vaatame siit sisse. See on see, millest me enne maha jäime. Lähme ülesse. No lähme ülesse.
jah, võtame süüa ja hakkame sööma. hakkame siis sööma kohe või? Sa alles sõid, et sööda just. Okei, lähme varume enda toidu ja joogimoonad ära ja siis vaatame edasi. Siis meil on muret, et me ei pea õhtul enam poodi otsima. Ja siis vist lähme Saaremaa loomaaeda. Aga me alles uus. me lähme varsti loomaaeda. Jah, just. Aga lähme käime kõigepealt poes ära. Eelmine aasta vist oli kapipaara. See aasta on ka kapivaara kuskil. Ma tahan nii väga jänkup võitseda. Ma tean, et tuppa pole küll tulnud. Muidugi loom on jääku kassu koer. ma tahan teada keda aga ma kui midagi Siis käib või? Jah. Kust on need piletid ja kutsu? Kutsu pani jooksu. Kutsu ei tohi. Hästi käituvad lemmikloomad ei kaasa võtta. Aga hästi käituvad lemmikloomad ei tohi kaasa võtta. Ära karda, nad ei tee mitte midagi. Las ta tee midagi. Ta on sõber. Näe. Mis sa kardad? See on lind, kallike. Ta on sõber. Lähme. No mulle ei meeldi ta ila. Teisle süü, et ta ei saanud see. Ise ei tulnud. Muu oli koht täis. Ta nüüd vaid meie pole viisa. Ei võta teisalt ära, teine sööb seda. Teine mõtles väikse nagu suudagi selle ära ka suud võtta. Ennastega oli täpselt sama, see jäis väike beebi oli see. Joo, ma andsin Tere. toona, aga ta mingi läks nii. Aga võttis Ta tohi talle teha. Ma kardan seda suud. Kuidagi suur sorvet tal on. Kas ta näeb ka midagi? Mis ikka näeb. Siga teeb sea asju. Need on nii suured. Sead ju. Iga võib vaadata. Oota, jälle see titt
nüüd ei saa. Ja peatu mul ise midagi otsima. Eriti see volga. No näed eile kodri. Nii nunniudi. Võtame ühe kuu. Võtame see volga kuu. Jah. Ära ka. Kas ei hammusta? Pane nüüd ligemale, ta ei saa ju. Ta oli lähe ju nina läbi. Need hambad on nii suured. Lükka sealt alt siis, jah? Lükka nüüd. Vaata, mis seda hakkas. Oota, saab. Ei, seal ei ole. Nad liiguvad suga kaasa. Pane ülevalt poolt siis. No. Lähme vaatame kaamrit. Vaata, sinna maha kukkus. Tere, Kalle. Anna peopesa pealt. Ma tsiteerin purgandu. Kalle, ma arvan, nüüd sulle piisab. On ju, Kalle? Kas issi sellega? Kumb tahab purgandi? Võtavad päikest seal. Ma pean sinna poole. Kas ta on lihtne? Issi, sinu nukkas sida. Ja ärge muda sisse sinna veel astuge. Okei, annan. Võtab ise kätega. Anna siis talle, näe. Oota, küüned ei ole teravad. Ta küüned on hästi pikad. Issi, ta võtab enda kätte. Oota, üks on veel. Anna talle. Ei, ma lähen talle. Sida! Viskas maha. Oota. Tule. Isi, ma armastan surikate. Te tiivad laiali. Tiivad laiali. Ei, kui teeb tiiva laiali, siis on ilus. Need surikaatid on nii nunnud. Anna. Ilus issi. Ta on lihas meil. Siis ta on vist mets. Need on nii nunnud ju. Sa paned käe siia vastu. Ma panen ka enne lõppu. Okei. See väike. No on nii nunnud issi. Nii, loomaaia tuur on tehtud. Me saime. Ja Finaali. Ja ma sain. Vaata issi, siin on mis sugune see on. siuke karvane elukas, jah. Ja mina võtsin endale kaamli Kalle Kalja. Ja siis võtsime ka Saaremaa loomaaia võtmehoidja bussile. Et Saaremaa loomaaed on see asi, mis meid iga aasta ikkagi liikuma sügiseti ajab, et iga vaheaeg me siin Saaremaal oleme käinud ja käime ka tulevikus. Nii, oleme otsapidi jõudnud siis Maasi Ordu linnuse varemete juurde ja see on seal üleval mäe otsas. Lapsed painid võtt ülespoole, meri on siin samas. Ilusti on murud niidetud. Siin oli isegi hea silt väljas, mida ma pole varem näinud. Ettevaatust robotmuruniiduk. Ja nüüd lähme kõmbime vaatama sinna, mis siin meile pakub. Ilusad vaated. Siin võiks pärast korra isegi drooni õhku lasta. Aga vaatame, mis siin varemetes sees ka on. Vägev katusalune murukatusega. Siin on mingi suur lava.
ja siit saame linnuse varemetesse. Vaatame, mis siin on. Me peame sealt üles minema ja siis me saame sealt trepist alla minna. Väga äge. Vaatame, kuhu me siit saame. Tehke sinna samma alla selle sissepääsu juures, mis see suur kivi on, tehke sinna peale. Nii, me oleme siukeses käigus. Eliisi võtab käed taskust välja. Kui see peaks kukkuma, siis see saab vähemalt kuskilt haarata. Vaat kui jahe siin maa all on. Lähme. Siin on piiluauk. Ettevaatlikult, rahulikult, kiiret ei ole. Ettevaatus siin on kõrgesse. Siit sai ka. Ops. Tulime siit trepist alla. Teisele korrusele saab siit üles, aga alla tuled, siis hakkavad väga vahvalt siin kõik tuled põlema. Vaatame, saame siit igale poole minna. Vaatame kõigepealt sinna poole. Mis siin siis on? Päris jahe on siin all. Ägevad laed asjad siin. Ja siin vist ei lähe kuhugi, jah, see tee. Väga äge. Ei lähe, siit ei saa nagunii kuhugi praegu. Kinni. Lähme teisele poole. Vaata, kui äge siin valgus, mis siin õudselt on, või äge on just. Ja. See on lihtsalt pandud varisemisoht igal siuksel asjal, mis on vana, tuleb panna siuksed hoiatussildid välja. Sest et võib variseda, kui see siin hakkab kuskil turnima, siis või õkki variseda siit seintest. Aga kui me ei turni, siis ei juhtu siin midagi. Siin augus ei ole mitte midagi, siit näeb õue. Ahi vana siis siuke, jah. Peahoone, vanema osa pea sisse kõik. No, lähme siis peahoonesse ka. Opa. Väga äge. Ei, see ei ole. Kandal korrusele, kas on praegu? Aga lähme ikka miskust välja. Vaatame, kus me siit lähme. Käimla või kaev? Nagu käimla vetsus või? Käimla või kaev, jah? Mis käimla on? WC. Ei tea. Mis sul juhtus? Ma nendest putukus. Ei ole hullu. Okei, siuke vägev asi. Aga siit me välja ei saa, me peame samast kohast välja tagasi minema, kus me sisse tulime. Ja siis lähme vaatame, mis seal üleval veel põnevat vaadata on. Ja, lähme vaatame ülevalt ka. Siin oli igal pool kivist tornid. Seal näha on. Siis lapsed otsustasid, et nad hakkavad ka siia ühte torne ehitama. Ja, ehitage ära pärast näitama. Ja ongi torn valmis. Siuke uhke kõrge. Väga kaunis koht on, siit on ikka meeletult ägedad vaatad. Ja lähme vaatame sinna poole ka. Sinna siis. Mis see? Kus asjad võivad kinni olla pandud? Mis kinni? Siia peale minna. Ma arvan, siin otsa ära päris turnima minna. Ja. Kivi saavad peale. Ja.
Vägev, vaatame, mis siin edasi on. Need maa-alused käik oli mitu äkki ühest maa-alusest käigust sai sinna. Siit saab alla. Jah, aga ma ei hakka siit minema. Aga ja siit siis saab. Okei, lähme siis tagasi. Ja, siin on täitsa püramiidide koht. Vägev. Väga vägev. Nagu oleks kivijonnide metsas. Siuke maagiline vaade bussist välja astudes. Oleme mere ääres siin selle sadama ligidal, Triigi sadama ligidal. Tüdrukud otsivad seal puid. Ma võtsin juba kirve, šašlõkivardad. Ja siis lähme teeme siia kohe väikse tuleks ülesse. Saame viinereid grillida. Et siin on päris mitu siukest katusealust. Triigi sadama lähedal olema. Ma arvan, sinna lähme teeme tule alla. Aga lähme vaatame, on siis siin puid ka või? Jah, need 2 silku magasid terve tee. Jah? Õhtul ei taha tütta. Õhtul ei taha tütta, jah. Aga väga vaikne on meri. Tuult absoluutselt ei ole. Mitte kedagi ei ole ka siin. Just sellepärast ongi sügiseti on kõige parem matkata, siis pole teisi matkalisi. Aga okei, vaatame, võtame siit mõned. Teise kohta. Jah, võtame siit mõned kuivamad puud ja teeme tulehakatuse. Lapsed leidsid enda mänguasjad autost. Lõke vaikselt põleb. Vaiks osad viskavad mingisugust plastikust asju siia alla. Nii on. Aga ma mõtlesin, et prooviks ära selle Saaremaa kalja. Päris mahe. Kaasa väga palju ei ole. Täitsa mahe. Lapsed tahate ka proovida kalja või? Lapsed nägid jälle ämblikut. Jube elu on ikka, kui on ka ämblikud ka aina. Aga okei, tiksume siin. Teeme lõket natuke suuremaks, siis saame hakata grillima ka. Elisa hoia rohkem lõkke pool. Sul ei lähe soojakski muidu. Sul ka üks kohe hakkab suusisema. Vaata, see ots võib kuum olla seal metallisse.
sa teed pidevalt või? Mina töötsin sellised Neid elukaid ja siis viskimine vette. Aga siin neid ilmselt ei ole. Ei, siin me just tegime. Suvel oleks siin väga mõnus minna ja tipa-tapa vette ujuma. See ei ole. Ei ole see. Mis ma viskan luksu? No viska lutsu. Nii ei visata ju. Sa pead külge pidi viskama, nii et hakkaks mööda vett hüppama. Pikki vett viska. Ja siin viskad ülevalt alla ju. Nii et külje pealt viska. Ei. Nüüd me palju näete viskasin. Ma võtan ühe kilde ära. Puudutada, ei ole vaja. Las ta olla, kõik ei ole vaja puutuda. Mida me viskasime neid ette? Jaa, aga las ta olla. Aga ei ole vaja puutuda ju. Okei. 1, 2, 3, 4. No nüüd saad ise edasi. Jah, mine. Laps. See on liiga kallak, ma vaatan, mis ei ole väga kallak. Seal puidu juures tuleb küll raske. Sa pead siin alguses siis näha. See tuleb tagasi juba. Pead alguses tagasi olema. Kukun kohe, mine maha. Kuulge, rahulikult. Kuidas sina? Nii. Keset metsa kivi. Sain ennem ja sai enne püsti. Tulime jalutama siit. Bussi juurest läheb mere äärt mööda. Mingi rada. Läheme vaatama. No lase liugu. Vaata. Teised poolt lähtakse ja siit vaata lastakse juurde. Aga alla kupata. Tulen tahan teile liugu lähta. Igame. Eks ju oli. Lapsed avastasid veel suurema kivi. Suurem kui nad ise. Ei saa kuskilt peale. Pressi sealt vahelt, Liisa, jah. Lükka see kuusaoks ära. Mine sealt tagant, on vaata madalad kivid. Minge siit kuskilt põõsaste vahelt. Vaat jah, sealt mine, Liisa. Ma tahan raskemat. Siit sain. Ei jah, no näed. Ma sain teist ise. Kuidas vaade on sealt siis? Noh, Ma ka. elaks nüüd lasete ka Peepu peale alla või? Näed Hiiumaad või? Ma sain paati. Paati näete ka, jah. Vaadake, linnud lendavad ja... Tuieme vähekene siin metsal ringi. Jaa, istu peale. Vaataks läheb. Linnud ka naeravad teie üle. Siit saab puu otsa ronida. Proovime. No istu. Super vaikne on ikka ilm. Mis pitsa? Ongi pitsaviile. See oli kiviaja pitsa või? Kiviajal inimesed sõid kivist pitsas ja... Jah. Talle lepatriinu. Vaadake, palju siin kive on, jah? Lepatriinu. No aga istume siin kivi peal, puhkame siis vahepeal jalga. Siis sa näed seal. Liisa vaatab ka seda kuuski seal. Siin on palju kive. See rupsu ei lenda hästi. Väga mõnus õhtupoolik. Õues on ka täitsa soe ja tuult ei ole. Päike loojub. Küll mitte mere peale, vaid sinna selja taha metsa sisse, aga
aga väga mõnus ilm on. Hea värske õhk jalutada mere ääres. Ja lapsed saavad loopida. Ma tegin siis ühe kaugama väikse. Ümmarguse kive on kõige parem. Diisel leidis nii vana kivi, et see kivi on juured alla ajanud. Või siis on just äkki noor kivi. Ajas juured alla, et kasvaks suureks kiviks nagu need seal on. Mis sa arvad? Jaa, aga ma võtsin seal puutu, seal oli niukesed asjad lihtsalt maas. Ja siis ma sain selle. Väga äge. Mis võiks panna selle peale, et kui kaua me kõnnime? Kaua me kõnnime? Ma ei tea, kuidas me selle peale paneme. Siin on polegi täiesti üksinda, et üks kämpervenn on veel. Päevitama midagi tegema. Päevitama või? No, kui päevitama, siis päevitama. Päike läks ära ja siis mõttes läheb magama hoopis või? Ei, ta tuli külmetama. Külmetama hoopis või? Mis ta magab? Oota, see on nii äge. No aga meil on ikka kivi otsa. Kuule see tupuse lotsu peal. Mul on tegelikult grillid, aga need on autos. Lähme kõnnime mööda seda rada ja siis lähme sealt ringiga tagasi. Lotsu peale. Aita nüüd paha asju. Saad ise. Tagurpidi saltoga ja... No mine ka sinna kivi peale siis. Lotsu peale. See on lotsu nagu. Aga ma saan pärast nagu. Mine nüüd lotsu. Miks sa asja jookse? Vaata ka autod jõuab. Jookse teist. Ma tulen maha selle lotsu. Nii, siit me tulime Orissaare peale. Käisime, sõitsime siit ja nüüd me oleme siin Oitmäe kandis. Aga kus me praegult oleme ise? Ei, see ei olegi see punatäpp, võt siin jah, sellest Triigi sadama juures RM kalal see 45. Kus see tuli? Ja siin. Ei, me oleme. Et me soovitame küll siia tulla. Väga mõnus, rahulik kant. Metsaaluseid on väga palju, kus saab kõndida ja väga vahva. Ma kujutan ette, et suvel on siin tõenäoliselt palju rahvast, aga samas suvel on mõnus, siin saab ujuda värki. Kui tüdrukud on vaat, mis see seal metsas on. Ma vaatan vetsupotiga üle. Vaatame ikka, jah, teeme selle tuvastusega ära, kas WC-d ka siin kandis ikka kannatavad või mitte. Metslased läheb läbi metsa. Tegelikult läheb siin teerada ka täitsa. No, mul on juba 2 päeva nina kinni, nii et... Mul ei ole. No. Juu, see on. Jah, ütleme nii, et bussis on vähekene hügieenilisem, aga kui on häda käes, siis saab asja aetud. Vetsupaber, näe. Vetsupaberilehti 1, 2... Terve mets on vetsupaberit täis. Ja siit läheb siis Saaremaa ja Hiiumaa vahet sõitev praam. Kaamera pildistan see väga ei paista niimoodi välja, nii hele on, aga praegu priski niisugune hämar, täitsa äge vaade. Ja lapsed mängivad siin natukene lõkkega. Mine otsi ka enda loks. Aga võta kaasa, vaadake, võtke murke üks puuoks. Lapsed peavad ju natukene lõkkega ka mängima, muidu ei oleks ju mingi lapsepõlv. Aga me mängime nii, et me ei pane... Mängite nii, et maad ei pane põlema, õige. Maad ei tohi põlema. Aga see praam on küll seal äge. Tumedast mere pealt tuleb. Vaatame. Nii, okei, ma panen kaamera ära ja teen su oksa pooleks. Lapsed panevad enda võlupliiatsid tööle ja hakkavad issile joonistama tähti õhku. No nii, kes on esimene? Mõlemad, nii, teeme ükshaaval. Nii, Liisa, tee ära.
J. F. 9 või? R. Teeme trükitähtedega. Nii. U. B. S. Jaa. Tee minu poole, muidu ma ei näe. E. C. Jah. U. L. Jah. Ei saanud aru. J. Ma peaks panema selle kaamera peegelpilti, siis ma saaks ka aru, et enda poolt vaadatuna. E. Lõigata välja ja see pea siis. Lapsed meisterdavad siin jälle. Ta isegi ei näidanud nende kiisus enne, kuidas nad lähevad sinna sisse. Vaatame, järgmises videos järgmisel hetkel vaatame. Meisterdavad praegu siin mingisugust nõiamütse. Näitame. No näidake, mis nõiamütsid, et siukesed nõiad või? Kas emme andis teile neid kleepsega kaasa, millega saab pärast panna bussi külge need või? Ei. No vaat, emme unustas. Viini või? Ja mina hakkasin siin vaikselt friikartuleid praadima võiga. Ja mina ei söö. Üks pirtsutab. Ei, ma ei pirtsuta, vaid mul pole kõht tühi. Ühesõnaga vaatame, meisterdame, teeme süüa, kuuleme muusikat ja siis vaatame, mis edasi teeb. Filmi vaatame. Jah. Ja võib-olla päraspoole saate jälle naada. Teeme. Ma praegu toimetame. Soki. Hilisõhtune õhtusöök. Friikad on valmis. Kuidas maitsevad? Kummade? Ei ole kuumad, aga liiga Enne me soolased. sõime viinereid. Tegelikult pidime viinereid koos friikatega tegema, aga me ikka mõtlesime ümber, et viinerid grillime siis pärast nagu see ahjus on ju. Ja siis pärastpoole sööme friikaid. Aga mis ahjus? Need ei Sulle ka maitsevad? soolased. Ongi soolane friikartul. Ma ei meeldi sool. Ja. See, need friikartulid on tehtud panni peal, mitte ahjus. Sest ahju ei ole. No et, head isu meile. Sööge teie ka midagi. Ja siis näeme natuke aja pärast uuesti. Aastad tagasi. Enne magaminekut väike filmiõhtu veel. Vaatame ühe multika ära. Tuttu minema või? Film kestab ka veel omajagu. Sööme chipsi, vaatame multsi ja siis vaatame edasi. No nii, meil on multikad vaadatud ja kell on saanud juba 10 läbi. Ja ma arvan, et selleks videoks on contenti nii-öelda küll, et muidu see video venib nii pikaks, et ma arvan, tõmbame siit kokku selle video. Aga kui ma vaatasin YouTube'i statistikat, siis meil on 479 inimest äkki on subscribe'i vajutanud, et proovime saada selle 500 maagilise numbri täis, nii et tehke siin stopp, kes ei ole subscribe vajutanud, vajutage subscribe'i ja pange kindlasti ka sellele videole like, et see video leviks ka kõigile teistele. Ja tüdrukud saavad hea tööd ja näeme järgmises videos. Pannud subscribe'i. Jah. Mina ei ole. Homme, no ma ei tea, kas issi paneb homse video üles, aga üks video tuleb veel kindlasti. Jah. Ja mu sõbrale väga meeldib meie video. Pange subscribe. Just, pange subscribe ja näeme järgmine kord. Tšau!